Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja selles episoodis me räägime meie ülekohtust ja Jumala pikast meelest. Ja kuna tegemist on Karjase kohvi saatega, siis tuleb siin saates ikka kohvi juua. Ja mul on siin kena tass Viljandi baptisti koguduse poolt, mille peal on kirjakoht: Jumal, sina oled mu Jumal. Siin ma otsin vara, eestlane ikka joob kohvi hommikul vara, ja sinu järele januneb mu hing, laul 63:2. Nii et võib-olla su ihu tahab kofeiini, aga sinu hing januneb Jumala järgi. Hei sõbrad, ma loen seda suureks auks ja privileegiks, et mul on see võimalus jagada neid vaimulikke mõtteid siin kanalil Karjase kohv. Ja väike heategu, mida sina omalt poolt saad teha, on vajutada telli nuppu. Ja miks mitte ka like nuppu, kui sul meeldib see, mis me siin kanalil teeme. Suur tänu sulle. Sõbrad, aga me tahame lugeda Johannese evangeeliumist 12. peatükist tuntud loo sellest, kuidas Jeesust võitakse Betaanias. Ja siin öeldakse, 6 päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Sellest surnust üles äratamisest me võime lugeda üks peatükk enne 11. peatükist Johannese evangeeliumist. See on ülimalt põnev lugu ja seal on mitmeid põnevaid aspekte ja millest võiks omaette rääkida, mis oli tänase saate teemad, aga näiteks kui Jeesus seal selle ime sooritab, siis Jeesus ei teinud midagi rohkemat kui see, mis oli üleloomulik. Kõik loomulikud asjad, mis olid ka rasked asjad teha, nagu see suur kivi sealt haualt ära veeretada, selle ta lasi inimestele ära veeretada. Ja ükskord, kui ta oli Laatsaruse kutsunud hauast välja, siis ta ütles, et nüüd laske ta sidemetest lahti ja laske tal minna. Ja seda see kõike inimene teha, nii et imed sünnivad tihti koostöös sellega, mida sina ja mina saame teha ja peaksime tegema, ja see osa, mida üksnes Jumal teeb. Muuseas, Jumal spetsialiseerub võimatumate asjade tegemisele. See, mida Piibel ütleb, mis inimesele on võimatu, on Jumalale võimalik. Aga kui inimene saab seda teha, siis Jumal tihti ootab, et inimene selle osa ära teeks, selleks, et see ime sünnib. Nii, et kui Peetrus ei oleks visanud võrku järve, kus need kalad olid, Jeesus osa oli see, et ta käskis kaladel tulla sellesse paika, nad olid kõik trubikonnas koos, kõik valmis sinna võrku hüppama, et Jumala tahet täita. Aga Peetrus pidi selle oma osa tegema, kui kalamehena ta teadis, et antud hetkel sealt ei tohiks midagi tulla, see on mõttetu töö, aga sinu sõna peale, ta ütles Jeesusele, ma heidan võrgud välja. Ja siis me loeme, et seal Betaanias nad tegid Jeesusele söömaja. No kui Jumala rahvas kokku tuleb, siis me ikka sööme. See on alati tore asi teha. Ja Marta ümmardas. Nüüd Marta ja Maarja olid Laatsaruse õed ja sellest me loemegi ka Johannese evangeeliumi 11. peatükist ja seal on omaette huvitavad õppetunnid sellest, kuidas Jumala heaks asjade tegemine ei võrdu Jumalaga koos aja veetmist. Ehk et ma teenin teda, teen asju tema heaks, ei tähenda, et automaatselt ma olen teeninud teda, veetes aega temaga, ülistades teda, kummardades teda. Ja me näeme siin seda vahet 2 õe vahel. Mida Marta tegi, oli igati korrektne, oli vaja seal süüa teha, aga Jeesus ütles, et Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Ja Maarja ei olnud rahul vähem aga kui isiklik lähedane suhe Jeesusega. Ja teinekord mõningad inimesed rahulduvad lihtsalt, et ma teen Jumala heaks midagi, lähen kirikusse, panen küünla põlema, käin ära, löön ristimärgi ette, saan linnukese kirja. Ja teised on need, kes otsivad isiklikku suhet Jumalaga, see, mida Maarja otsis, ja see on ka omaette lugu siin. Ja me loeme siit edasi, et Laatsarus oli üks neist, kes ühes temaga lauas istusid. Nüüd selleks ajaks oli Laatsarus surnuist juba üles äratatud. Me oleme rääkinud surma
lähedastest kogemustest, kus inimesed on elanud läbi, mida me kutsume kliiniliseks surmaks ja pärast rääkinud asjadest, mida nad ei oleks saanud kuidagi teada. Detaile näinud ja ilmselgelt oli aset leidnud see, et nad olid oma kehast väljunud. Arstid töötasid ihu elustamise kallal ja samal ajal see inimene ise, see päris tema, nägi asju juhtuvat, jättis need meelde ja pärast kirjeldas neid asju. Ja see oleks väga huvitav vestlus Laatsarusega, kes oli 4 päeva surnud olnud. Hei, räägi mulle, mis seal täpselt oli. Ja ma arvan, et see oleks olnud üks väga usaldusväärne tunnistus. Mees on 4 päeva surnud. Okei, 3. salm ütleb nii. Siis võttis Maarja naela selget väga kallist nardisalvi ning võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Nii et me näeme siin, et Maarja tahab alati isiklikku puudutust. Mitte ainult, et ta teeb asju Jeesuse jaoks, aga ta tahab Jeesust puudutada. Ja maja sai täis salvi lõhna. Ja üks tema jüngritest, salm 4 ütleb, Juudas Iskariot, kes pärast temaga ära andis, ütles, mispärast ei ole see salv ära müüdud 300 teenari eest ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja ta käes oli kukkur ja ta kõrvaldas, mis sisse pandi. Ja salm 7 ütleb nii, siis Jeesus ütles, jäta ta rahule, et ta seda saaks hoida minu matuse päevaks, sest vaesed on ikka teie juures, aga mind ei ole teil ikka. Juudas on Jeesuse kassapidaja. Ja me loeme sellest siin, et oli varas ja varastas sellest kukrust. Mis toob mind esimese tähtsa punkti juurde ja see on see, et Jeesus ei saanud olla vaene mees oma maises teenistuses. Ta ei olnud kindlasti ka rikas või jõukur. Selle sõna mõttes nagu tolle aja rikkad olid, aga ta ei saanud teisalt olla ka vaene mees. Ja seda mitmel põhjusel. Number 1 on see, et vaene ettevõte või vaene ettevõtja või vaene mees ei vaja kassapidajat. Kui sul on 11 euri seal, sa tead täpselt, sul on see 11 euri, sa ei vaja raamatupidajat palgata, et siis talle veel maksta eraldi. Aga kui palju inimesi on sinu ümber, kes annetavad, nagu me loeme ka Jeesuse kohta, et Lukas toob välja, et see olid mitmed, kes teda toetasid varaliselt, nimetades seal Herodese varahoidja ja paljud teised, kes teda finantsiliselt toetasid, siis kui üks annab sulle 11 ja siis keegi annab sulle 33 ja siis keegi annab 102 ja siis 87 ja siis 1200 ja siis 55 ja erinevad summad, siis ühel hetkel sul on vaja arvepidamist. Nii et Jeesusel ei olnud lihtsalt kassapidaja sellepärast, et oleks üks tiitel kellegil, vaid tal oli sõna otseses mõttes seda vaja. Ja järelikult tuli seal ka piisavalt sissetulekut ja nad pidid hoidma silma peal selles mõtmes finantsidel. Teiseks me loeme, et Jeesusel oli omaenda maja. Johannes evangeeliumis, kui 2 jüngrit tulid ja ütlesid Jeesusele, et rabi, kus sa asud või kus sa elad, siis ta ütles, tulge ja vaadake. Ja piibel ütleb, nad läksid ja veetsid tema juures selle päeva. Ja mida me veel teame, on see, et Vana Testamendi järgi oli ju nõnda, et kui keegi käske pidas ja 5. Moosese raamatuski öeldakse, et kui kõik need käsud, mis ma sulle annan, kui sa neid hoolsasti pead, siis kõik need õnnistused tabavad sind. Ja 5. Moosese 28 me võime lugeda hulga erinevatest õnnistustest, tervislik õnnistus, finantsõnnistused ja julgeolekuõnnistused ja mitmed õnnistused, mis tabavad seda, kes Jumala käske peab ja muuseas Jeesus oli veatu käsupidamises, parem kui keegi teine, kes tema eel oli käinud ja see oleks olnud vale,
Jumalal õnnistada Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja Iisraeli rahvast ja Taavetit ja Salomoni ja teisi kõiki pühasid, kes käisid koos Jumalaga enda elupäevil, pidades parimal viisil käsuseadust ja Jumal antud määrusi ja proovides kuulda tema häält ja siis teha selle järgi, mis tihti neil ei õnnestunud. Jeesus ütles, ma teen ainult seda, mida ma isa näen ees tegevat. Ja et kui Jeesus pidas Jumala määrusi ja käske ja oli veatum, et Jumal ei põhjustanud õnnistust tulema Jeesuse peale. No kindlasti oli see õnnistus tema üle. Me teame seda näiteks sellest loos, kus ta murdis 5 leiba ja 2 kala. Õnnistas seda, tänas Jumalat ja paljunemisime toimus seal selles paigas. Ja me teame, et Jeesus, kui ta ristile oli löödud, siis tema üleriie oli ühes tükis ilma õmblusteta ja seda peeti väga prestiižseks riideks ja seda ei tahetud siis kuidagi katki rebida, vaid selle üle heideti liisku, kes selle endale saab. Ja on selge see, et kui tegemist oleks mingite räbalatega, sõdurid ei heida liisku, kes saab endale räbalat koju viia. Ja nagu me juba ütlesime, et Jeesusel oli palju annetajaid ja Jeesusel endal oli suur andja reputatsioon. Ja kuidas me seda teame, ei ole mitte lihtsalt üldiselt tema loomusest ja tema elust tegemistest lugedes, aga siin samas Johannese evangeeliumis, ma usun juba järgmises peatükis, on lugu, kus Jeesus vihjab ära andjale ja ta kastutab palukese, annab selle Juudale ja ütleb siis Juudale, et mida sa teed, tee kiiresti. Ja Piibel ütleb, et keegi ei saanud aru sellest, mis täpselt seal nüüd aset leidis, aga et jüngrid isekeskis või oma peas mõtlesid 2 ideed, et kas Jeesus ütles Juudale minna välja ja osta midagi veel pühiks, sest need paasapühad olid tulemas, või et ta käskis Juudal minna ja midagi vaestele anda. Kui nüüd mingis suhtes seltskonnas, sotsiaalses kontekstis, kus inimesed üksteist tunnevad, keegi juht seal ütleb oma assistandile midagi ja teised ei kuule täpselt, et mida ta ütles, aga nendel üks esimesi mõtteid, mis pähe tuleb, on see, et Juuda jälle ütles minna kellegile midagi anda, siis sellel, kes selle käsu andis edasi oma assistandile, sellel inimesel peab olema väga suur, kõrge, märkimisväärne andja reputatsioon. Et esimene mõte või teine mõte on selline. Nii et Jeesus oli suur andja. Ja ometi sellest, et tal oli seal tema tiimis ka üks varas Juudas, kes kõrvaldas, mis kukusse pandi. Jumala üleloomulik varustus voolas nõnda võimsalt, et see isegi ületas selle rahalise puuduse ja maise kaotuse. Ilmselgelt keegi ei märganud, et raha oleks olnud vähem. Ja järelikult Jeesuse teenistuses käis piisavalt palju vahendeid läbi. Ja Jumala õnnistuse vägi oli suurem kui Juuda varastatud osa. Ja kes teab, võib-olla see oli ka Juuda algne idee teenida lihtsalt lisaraha sellega, et kui ta annab Jeesuse ära ülempreestrite kätesse, siis Jeesus teeb nii, nagu ta kogu aeg varem on teinud. Mitmes kohas evangeeliumites me loeme, kus nad tahtsid käsi panna Jeesuse külge ja ei saanud, võtsid kive. Jeesus kõndis lihtsalt nende vahelt läbi. Ja et mingisugune ime juhtub seal, Jeesus terve nahaga pääseb sellest olukorrast, aga Juudas oli oma mõttes mõelnud, et teenib väikse lisaraha. See on väike spekulatsioon siin. Me lõpuni ei saa siin väita, kas Juudal oli üks või teine motivatsioon. Aga mida me teame on see, et Jeesus ilmselgelt oli teadlik Juuda pika näpu meheks olemisest ja lasi ometigi sellel juhtuda. See on huvitav, et Jumal ei peata igat ülekohut. Kuigi meie inimestena tunneme, et ta peaks. Me tahame kiiret kohtumõistmist, kiiret kättemaksu, kui asjad juhtuvad meile, mis on valusad, mis on
pettumused, mis on löögid, teinekord meie lähedaste poolt. Mõtleme, kuidas ta sai, kuidas Jumal laseb sellel juhtuda. Keegi pani oma käe ja nimetame ennast Jumala meheks, Jumala naiseks, Jumala lapse külge, võttis ära selle asja, võttis ära mu ratta, kasutas ära mind, lasi mind töölt lahti või tegi mis iganes. Me tunneme, et ülekohut on meile juhtunud, tunneme me ühtlasi, et Jumal peaks sellega otsekohe midagi ette võtma. Jumal ei näi peatavat igat ülekohut, vähemalt otsekohe kindlasti mitte. Jaakob Vanas Testamendis, me teame, tundis ülekohut või sai ülekohtuselt koheldud Laabani poolt, kes esiteks andis talle vale naise, abiellus ju Raheliga, aga talle anti Lea. Ja ta pidi siis 7 aastat ekstra teenima veel Laabani noorema tütre pärast, Raheli pärast, keda ta tegelikult armastas. Ja siis Laaban muutis tema palka vähemalt 10 korda. Me teame, et Joosep, jällegi Vanatestamendi Joosepist räägime siin, kuidas tema vennad olid ülekohtused tema vastu. Ilmselgelt Potifari naine oli ülekohtune, kui ta süüdistas laitmatut Joosepit vägistamiskatses, mis pani Joosepi vanglasse ja lõikas läbi tema noore ja unistused ja karjääri seal Potifari juures ja mis kõik oli Joosepil juba mõttes, et asjad hakkavad juhtuma, äkilselt kriips peal sellega ja mida Joosep kõige selle üle võis tunda, võime ainult mõelda. Ja siis kaasvang, kes vanglast pääses ja ellu jäi, see veinikallaja, unustas tema ära. Jällegi ülekohus. Joosep tundis, et teda koheldi ülekohtuselt. Me teame, et Iisraeli rahvast koheldi aastakümneid, võiks öelda isegi aastasadu ülekohtuselt Egiptuses, kui nad olid orjuses. Ja ei tulnud kohest vabastust, kohest muutust ei tulnud esile. Ja algkogudus, sõbrad, koges samuti hulga tagakiusu, mida me kutsuksime selgelt ülekohtuks tänases demokraatlikus maailmas. Ja siin loos juhtub see ülekohus Jumalale endale ja ta laseb sellel ikkagi juhtuda. Ja sellest lähtuvalt üks levinum küsimus meil ju on, et miks Jumal laseb ülekohtul juhtuda selles maailmas? Miks ta ei võta midagi ette? Miks Jumal laseb kurjusel kasvada ja levida? On see siis Ukraina-Venemaa sõjaline konflikt, kus 100 000 on hukkunud, tohutu hävitus on selle tulemusena tulnud. Ja see on ainult üks sõdades, mis praegu kestab. Kõik need sõjad, mis maailmas on juhtunud, kuritegevus, abordid, varastamised, röövimised, kallaletungid, igasugune ülekohus igasuguses mõttes, ka selles võtmes, kus otseselt verd ei valata, aga keegi jäeti millegist ilma. Keegi jättis palga maksmata. Inimesed käisid kuskil alltöövõtjana tööl ja peatöövõtja lasi ettevõtte pankrotti ja alltöövõtjad jättis rahast ilma. Ma arvan, neid lugusid on maailm täis. Ja tegelikult ju lapsest saadik me kasvame üles sellise tuntud lausega, mida me ütleme olukordades, see ei ole õiglane, ei ole õiglane. Me tunneme, et meie õiglustunnet on riivatud, kui vend sai suurema õuna ja meie saime väikse õuna. Ja siiamaani me läheme teinekord sõpradega peale jumalateenistust sööma ja nüüd muidugi naljatledes, aga teinekord tellid sama asja, vaatad teise prae peale, ütled, mulle tundub, et sinul on suurem lihatükk kui mul. Huvitav, miks selline ebaõiglus, miks selline ülekohus minu vastu? Ja me oleme kiired märkama ülekohut, mis meie vastu tehakse. On see siis tegelik ülekohus või näib meile, et ollakse ülekohtused nagu ebavõrdne praad restoranis, mis tihti ei ole tegelikult tõenäoline, aga lihtsalt tundub nii. Ja kui me vahetaksime oma sõbraga prae ümber, siis tundub, et ikkagi sõbra prae lihatükk on suurem. Tõde on selles, et me ei ole niisama kiired möönama ülekohut, mida me ise teostame.
oleme teinud ja teeme teistele. Kui me saaksime kerge elektrilöögi, iga ülekohtuse mõtte, hoiaku, suhtumise, sõna ja siis teo eest, võib-olla me helendaksime nagu õõglamp kogu aeg. Paljud koeraomanikud kasutavad sellist viisi koera taltsutada, et elektriline kaelarihm ei lase koeral teatud piiridest välja minna, andes talle kerge elektrilöögi ja võib-olla kui meil oleks sarnane kaelarihm, süstides väikse elektrilöögi meisse, kui me oleme ülekohtuselt mõelnud, siis võib-olla me oleksime päris särisemas kogu aeg. Mis on aga selge, on see, et me oleme kiired mõistma kohut teiste üle, aga aeglased tähele panema meie endi ülekohut. Ja tõde on selles, et Jumala kohuski on ühendatud Jumala halastusega ja see kohtumõistmise tegu on tegelikult motiveeritud armastusest. Ja kui me räägime piibellikust perspektiivist ülekohtu kohta, siis ma tahaksin tuua esile 5 mõtet. Kõigepealt number 1. Jumal näeb igat ülekohut, mis sulle ja mulle sünnib. Kogu raamatus 12. peatükis 14. salmis öeldakse, et Jumal viib kõik meie teod kohtusse. Teiseks, ülekohus on Jumala silmis paha. Laulude raamat 5:5 räägib sellest, et Jumalale ei meeldi õelus ega patu tegemine. Kolmandaks, kõik ülekohus saab ükskord karistatud. Galaati raamat 6. peatükk 7. salm. Piibel ütleb seal, et Jumal ei lase ennast pilgata, vaid mida inimene külvab, seda ta lõikab. Kui ta külvab ülekohut, lõikab ta ka viletsust. Neljandaks, ülekohtu tasu avastatakse teinekord alles peale siit maa pealt lahkumist. 1. Korintuse 6 ja 9 ütleb meile, või kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki, ärge eksige, hoorajad ja ebajumala kummardajad ja abielurikkujad ja salajased ropud ja poisi pilastajad ja vargad ja ahned ja joodikud ja pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete puhtaks, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Ja 5. Jumal tahab, et ülekohtune tegelikult meelt parandaks. Hesekieli raamat 18:21 ja sealt edasi, et Jumalal ei ole head meelt õela surmast, aga et õel meelt parandaks. Ja kokkuvõtvalt võime öelda, et Jumal on andnud inimesele vaba tahte, ka vaba tahte ülekohut teha. Ja mis on selge, et inimese ülekohus ei muuda Jumala head loomust, vaid et meie ülekohus teeb avalikuks Jumala õigluse või õigsuse vastavalt roomlastele kirja 3 ja 5. Ja mingil põhjusel Jumal lõi maailma, kus ülekohus oli võimalik. Ja valis, et sellise õppeklassi läbi inimkond saab valmistatud igaveseks õndsuseks. Ja mida me teame meie Jumalast on see, et Jumal on üdini hea. Ja tema motivatsioon meie vastu on sulaselge, tingimusteta palav, pühendunud armastus. Ja keegi, kes armastab sind, tahab sinu jaoks absoluutset parimat. Ja teinekord meie parim ja viis, kuidas me arvame, et oleks ideaalselt hea, ei ole tegelikkuses parim meie jaoks. Ja selle tõttu tuleb meil usaldada, nagu ütleb Peetrus, meie hinget ustava looja hooleks, kes ei lase meil rohkem kannatada, kui me suudame kanda ja ühes väljakutsega või kiusatuse või testiga valmistab ka väljapääsu. Ja mõista, et meie Jumala tundma õppimise teekonnas ja selles elu labürindis on ajad ja perioodid, kus me puutume kokku ülekohtuga, kus meil tuleb meelt parandada meie enda ülekohtust, kus tehakse ülekohtut meie vastu. Ja muidugi, kui meie oleksime need lõplikud kohtumõistjad, siis kirves kukuks väga kiiresti ja giljotiin langeks. Aga Jumala kohus on ilmselgelt soolatud halastuse, heldusega. Ta on armuline, pika meelega, andestav. Sest kui me peaksime oma
ideaalsele kristlikule sooritusele toetudes püüdma taevariiki pääseda, siis jääks see uks meie jaoks suletuks, sest tema armust on meil õigus seista tema ees. Ja seda Jumala halastust ja armu me näeme ka selles loos, sest Jeesus oli armastav ka Juuda vastu kuni lõpuni. Öeldes talle, isegi kui Juudas tuli sinna koos nende ülempealike sulastega, et sõber, miks sa siin oled? Ja armastas teda lõpuni. Ja see on meie Jumala loomus, isegi keset ülekohut. Ja ma usun, et see peaks olema meie reaktsioon, kui me puutume kokku asjadega, mis meile ei meeldi. Tahaksime olla kiired kohtumõistjad ja unustame ära meie endi ülekohtu, mille osas Jumal on olnud nõnda armuline. Sellised mõtted, sõbrad, siit Johannese evangeeliumist. Olgu teile vahva päev, olge õnnistatud. Näeme jälle.